Õnnistatud pühapäeva, õnnistatud emakeelepäeva, tere tulemast Saku Toomas koguduse jumalateenistusele. Küll ei saa me täna füüsiliselt koos olla, aga tänu pühale vaimule saame olla vaimus üheskoos siin lauldes, palvetades, Jumala sõna kuuldes. Ja kõik laulusõnad ja liturgilised sõnad tulevad ekraanile. L tähendab, et liturg seda ütleb või laulab, see on see inimene, kes siin ees seda ütleb, ja K on siis koguduse osa, kuhu oled väga oodatud kaasa ütlema või laulma. Jääme palvesse. Hea Jumal, kuigi võib-olla paljudele keeruline see, et me ei saa füüsiliselt kokku kogudusena ja võtta armulauda vastu, siis siiski on võimalused täna sellised, et me saame seda Jumala sõna, mis sa oled tänaseks päevaks andnud, kuulda. Me saame siin pühas vaimus koos olla ja me palume sinu õnnistus kõigidele, kes siin kaasa teenivad ja sellele, mis siin täna hakkab toimuma. Aamen. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega. Täna on paastuaja 4. pühapäev ja kuigi paastuaeg on selline aeg, kui käsitletakse mitmed raskemad teemad, siis just täna on pigem natukene helde ja rõõmus päev. See on eluleiva pühapäev, kui räägime sellest, et Jeesus Kristus on tõeline leib, hinge leib, keda me toiduks vajame. Jumalateenistus on kohtumine Jumalaga ja esimene kogudus kutsuti Piiblis, näeme seda isegi pühateks või pühaks. Aga kuidas sellest pühadusest osa saada? Ainult läbi Jumala ja selle kaudu, et me temaga osaduses saame olla. Ja selline osadus on võimalik tänu Jeesusele Kristusele, kes suri meie pattude eest. Alustage meie ka, meie jumalateenistus sellega, et me alandame iseennast ja tunnistame temale oma patud üles. Mina tunnistan sulle,
püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Issand, halasta, Kristus halasta, Issand, halasta. Kõigeväeline Jumal on Jeesuses Kristuses meie peale halastanud ja annab meile tema pärast andeks kõik meie pattud. Kristuse kiriku sulasena kuulutan ma sulle, kes oma pattu kaetsed ja tahad meelt parandada Jumala armu, nii mõistan sind sinu pattudest vabaks Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Palvetagem. Kõigeväeline Jumal ja Isa, sina toitsid oma rahvast kõrbes taevaleivaga ja läkitasid oma ainsa Poja kõigi inimeste elu leivaks. Aita meil loobuda sellest, mis ei toida meie hinge, ja elada sinu sõnast, mis juhatab meid igavesse ellu. Jeesuse Kristuse, sinu Poja, meie Issanda läbi. Aamen, aamen. Ja nüüd kuulame Jumala sõna. Lugemine prohvet Jesaja raamatust 55. peatükist. Hoi kõik janused, tulge vee juurde. Ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu. Tulge ostke ilma rahata, ilma hinnata veini ja piima. Miks vaete raha selle eest, mis ei ole leib, ja oma vaevatasu selle eest, mis ei toida? Kuulake mind hästi, siis te saate süüa head ja kasutada ennast rammusate roogadega. Pöörake kõrv ja tulge mu juurde, kuulake mind, siis on teil edu. Mina teen teiega igavese lepingu, samasuguse, nagu oli mu osadus Taavetiga. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Lugemine Johannese ilmutuse raamatust 21. peatükist.
troonilistuja ütles mulle, see on sündinud, mina olen A ja O, algus ja ots. Mina annan Janusele ilma tasuta eluvee allikast, võitja pärib selle kõik ning mina saan temale Jumalaks ja tema saab minule pojaks. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Kui oled kodus, siis võid tõusta, kui oled bussis, siis võid äkki mõtetes tõusta, sest nüüd kuulame püha evangeeliumit, nagu on kirjas Johannese 6. peatükis. Jeesus ütleb, mina olen eluleib. Teie esiisad sõid kõrbes mannat ja surid. See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene sellest sööks ega sureks. Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja leib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma elu eest. Sellest tõusis juutide keskel suur tüli. Nad küsisid, kuidas saab tema anda meile süüa oma liha? Jeesus ütles neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval. Sest minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse. Nii nagu elav isa minu on läkitanud ja mina elan isa läbi, nii elab ka see, kes mind sööb minu läbi. See ongi leib, mis on alla tulnud taevast.
See ei ole niisugune leib, mida teie esiisad sõid ja surid, aga kes seda leiba sööb, elab igavesti. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Inimese ajad on väga erinevad. Üks raamat Vanas Testamendis, Koguja raamat, ütleb mõned sõnad selle kohta. Igale asjale on määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeva all. Aeg sündida ja aeg surra. Aeg istutada ja aeg istutatud kitkuda. Aeg tappa ja aeg terveks teha. Aeg maha kiskuda ja aeg üles ehitada. Aeg nutta ja aeg naerda. Aeg leinata ja aeg tantsida. Aeg kive pilduda ja aeg kive koguda. Aeg kaelustada ja aeg kaelustamisest hoiduda. Ja nii läheb edasi. Ma kõikides aegades täna ei loe, võid ise seda lugeda Koguja raamatus 3. peatükis. Praegu on paljud jaoks raske aeg. Sotsiaalselt, hingeliselt, majanduslikult võib-olla ka praktiliselt, kui sul on endal tööd ja sul on 3 last kodus, kes osaliselt käib kodukoolis. Hea on see, et kõik ajad on Jumala käes ja et igale asjal on määratud aeg, sest meie aeg, maailma aeg on ajutine, ta on määratud. Ainult igavik ja see, mis kuulub igaviku juurde, on igavene, kestev. Hea uudis on ka see, et meie aja looja, kes ise on igavene Jumal, ta on Jeesuses Kristustes tulnud selle meie aja sisse. Ja kui sa talle oma jah-sõna ütled, on tema poolt öeldud, et ta on sinuga koos iga päev ajastu lõpuni. Ja apostel Paulusel on selline veendumus, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie Issandas. Täna kuulsime pühast Johannese evangeeliumist, et Jeesus on elu leib. Ja kindlasti oled kuulnud seda lugu, kui Jeesus sünnib Betlemmas, aga äkki sa ei teadnud, et kui ta sündis, pandi sõime, siis ta sündis linnas, mille nimi tähendab leivamaja, sest seda tähendab Betlem, leivamaja. Huvitav, et seesama, keda sündis leivamajas, kutsuti ja sai nimeks elu leivaks. Teame oma kogumusest, et tavaliselt leib midagi igavest ei ole. Kui küpsetad seda või kui ostad poest, siis läheb mõni päev mööda ja leib läheb kas või kuivaks või hakkab halidama ja äkki see ühel hetkel ei kõlba enam söömiseks. Loeme aga selles loos täpsemalt selle eluleiva kohta, et Jeesus mõtleb iseenda peale ja tema liha peale. Loeme siit nüüd Johannese 6. peatükist salm 51. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti
ja leib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma elu eest. Siis võid öelda, et tavaliselt läheb ka liha mingil ajal halvaks. Aga mis siis, kui see, kes on mateeriaks saanud või lihaks saanud, on Jumal ise? Kas ta siis muutub halvaks? Ei muutu. Siis ta peaks ju hoopis meile elu juurde andma. Elu andma, kui me seda eluleiba sööme. Me räägime enamast või midagi, mis on enamat kui tavaline söök. Enamat kui keha energiaallikas. Me räägime toidust usule, hingele, vaimule. Mina usun, et Jumal on meie universumi, meie maailma keskpunkt. Mitte mina ise, mitte mingi suur idool, mitte päike, mitte maailm või maakera ise, vaid Jumal on universumi keskpunkt. Ja mitte sellepärast, et Jumal nii-öelda elab ühes kindlas kohas universumis. Ta on universumi looja. Ta oli enne universumi, enne maailma olemas. Vaid sellepärast, et ta on seda universumi loonud ja ta on ise läinud selle universumi sisse, sündinud ühes kohas, Betlemas, leivamajas. Ja ainult siis, kui meie otsime teda ja ühineme temaga usus, on meil osa igavikusest või igavikust, osa Jumalast selle ajutisse maailma sees. Kui vaatame, mis esimene kogudus tegid. Neil oli 4 peaasja, mis nad tegid selleks, et püsida usus ja saada toidetud eluleivast. Seda loeme Apostlite tegude raamatus 2. peatükis. Nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leiva murdmises ja palvetes. Õpetus, see tähendab piibel, kuulutus, osadus, see oli siis venna õe osadus koguduse ühine elu. Leiva murdmine tähendab armulaud ja palved. Need on pöördumised Jumalale, mis meil on vaja selleks, et hoida temaga suhet. Nende 4 võib öelda abivahendite või allikate kaudu püsisid nad usus ja said osa eluleivast. Praegu on väga keeruline ja eriline olukord. Kristlased ei saa tulla kokku nagu tavaliselt, ei saa võtta osa sellest koguduse osadusest. Ei saa tulla pühapäeval kirikusse, võtta vastu Kristuse ihu ja verd, leiva ja veini kujul ehk armulaud. Küll saab aga õpetajaga kokku leppida, kui sa tunned vajadust võtta vastu armulauda, saab kokkuleppe teha. Aga avalikult ei saa me praegu kutsuda armulauale, teenistusele. Mis me saame teha? Me peame fokuseerima positiivselt. Mida me saame teha? Me saame kasutada Jumala sõna, otsida, lugeda tema kohta, kes on eluleib, võtta kätte
üks evangeelium ja loe selle paastoaja sees enne ülestõusmispüha loe läbi ühte evangeeliumi. Hakka paremini tundma seda elu leiba. Ja me saame palvetada, tuua kõik oma muresid ja rõõmusid temale ette ja olla ka tema ees vait ja kuula, mis ehk tema tahaks meile öelda. Jumal on universumi keskel ja peaks ka olema sinu ja minu maailma keskkohal. Muidu juhtub nii, et me jookseme igal pool mõttedes ja võib-olla ka füüsiliselt reaalselt ja lõpuks ei tea, mis on oluline ja mis ei ole oluline, mis on õige ja mis on vale, mis on tõeline ja mis ei ole. Aga Jeesus ütleb, minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. Meie hingele on vaja tõelist rooga, tõelist jooki. Ärgem laskem ennast petta, vaid otsime siiski eelkõige seda, keda kõige rohkem vajame. Jeesus Kristus elu leiba. Kui sellist fookust leiad oma elus, leiad ka teed siis, kui on elu keerulisemad, tormilisemad ajad. Aamen. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. Tunnistagem oma usku. Mina usun Jumalasse, kõigi väelisi Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsase Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigi väelisi Isa parmal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen. Järgmisena kuuleme Alar Pukki, kes laulab soololaulu. Selle laulu ajal on võimalik annetada kiriku eedamise heaks. Küll on meie Saku Toomase kirik juba kasutusel ja väga palju on juba koos sellest, mis me peame koguma, aga meil on veel umbes 300 000 eurot koguda selleks, et kirik saab lõplikult valmis. Ja oled oodatud osaleda selles, kui soovid, siis võib annetada selle kaudu, et helistad numbrile, mis tuleb ekraanile, võib ka vaadata kontonumbreid meie koguduse koduleheküljel saku.elk.ee.
Püha kõigevääriline Jumal, me täname sind kõikide sinu andide eest, millega sa meid hoiad ja õnnistad. Sa oled meid Jeesuses Kristuses vabastanud patumeelevalla alt. Ka täna toitsid sa meid selles usus evangeeliumi läbi. Issand, sulle olgu kiitus ja tänu. Sind, Jumal, kiidame, sind, Issand, täname. Kingi oma kirikule tõe vaimu, elusta kirikus usk ja armastus, ole meie kogudustega, õnnista piiskoppe, peapiiskopi ning kõiki teisi vaimulikke ja koguduse tööd tegijaid. Hoia meie õpetus selge ja puhas meie elu, varja Eestimaad ja meie rahvast. Ja armas Issand, me palume selle viiruse taandamise eest. Me toome sinule ette kõik haiglas töötavad inimesed, kõik patsientid, kõik, kes on haiged. Issand, halasta nende peale, ole neile ligidal. Õnnista kõiki, kes teenivad sind töös ja palves. Kasvata meie keskel vastutustunnet ja õiglust. Issand, kuule meid. Kuule meid, armas Issand Jumal. Sinu armu hoolde anname oma lapsed ja kodu. Anna meile tasast meelt, ühtehoidmist ja valmisolekut teenimiseks. Julgusta meid tunnistama oma usku sõnade ja tegudega ning toida meid oma sõna ja sakramendiga. Kaitse meid iga õnnetuse ja häda eest, haiguse ja puuduse, sõja ja vaenu eest. Oma armus mõtle eskede, orbude, haigete ja kannatajate, kitsikuses ja ahastuses olijatele. Kingita ja lohuta leinajaid. Issand, aita meid. Aita meid, armas Issand Jumal. Issand, palume õnnistust koguduse liikmetele, eriti eakatele, koguduse juhatusele ja juhatuse koosolekule see nädal. Õnnista sihtasutus Saku kiriku ehitust, meie leerikoolis käivad noored ja õnnista meie sõbrad, partnerid igal pool. Täna eriliselt palume õnnistust ja sinu juhtimist Bömlo, Egersund, Fenstad, Förde, Gjesdal, Hakadal, Hammerfest, Hedal, Heimdal, Hillesøy, Hisøy, Holla Helgen, Holmen, Holsen ja Haukedalen ja Hundvåg kogudused. Õnnista ja hoia neid seal Norras ja täname sind selle eest, et nemad toetavad missioonitööd siin Eestis. Issand, me täname sind elu leiva eest ja palume sinu püha vaimu abi selleks, et meie saame jagada seda liiba, millest me ise oleme saanud või osa saanud. Aita meid jagada nii oma usku kui ka oma füüsilist leiba vajajatega. Elu ja surma Issand, kui tuleb meie lahkumistund, siis aita meil loota sinu poja ristisurmale ja tema toodud lunastusele. Vii meid oma kirkusse, kust võime koos taevavägede ja kõigi pühadega sind kiita ja austada igavesti. O Jeesus Krist, o kuule mind, ma tahan ikka kiita sind. Aamen. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Me igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.
sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen, aamen, aamen. Tänan osuse eest. Lõpuks kiriku teaded. Järgmisel pühapäeval toimub loodavasti taas jumalateenistus meie Facebooki leheküljel ja võib-olla ka YouTube'is. Olete oodatud meid jälgida. Kirik on ka pühapäevati lahti kella 11 ööni ja kui keegi tahab läbi astuda, kellegagi rääkida või Jumala ees vaid olla palves, küünal panema põlema, oled oodatud 11 ja 1 vahel pühapäevati. Kirik on ka lahti siis, kui meil on kantselei lahti oleku ajad, mis on teisipäeviti 10–12 ja neljapäeviti 4–6. Ja minge siis Jumala rahus ja teenige Issandat rõõmuga. Aamen.